Eks sellest netist on saanudki uus sotsiaalsus, uus väljaelamine, uus paisamise moodus, uus kaklemise moodus. Et võib-olla vanemana põlvkonnana on see nagu arusaamatu või naljakas, aga ikkagi me osaleme selles, eks ju. Me ei taha ei selga pöörata sellega, et läbi interneti või ütleme, interneti on kolinud juba pool elu vähemalt või suurem osa elust, et inimesed elavad seal välja, loovad ise müüte ja kuvandeid ja samal ajal on ta vahend, et kiiresti ka puhast informatsiooni ja armastust vahendada. Ja mis on siis selle ratsionaalsete teadmiste ja armastuse tundemaailma nagu vahe või ühendus või kas need on vaja ühte rohkem või vähem või ühte üldse ei ole vaja või? Et peenkehas või mõistuse tasemel või manashakti tasemel olevad inimesed on muidugi kõrgemal kui kes nagu ainult nagu füüsilises, selle siis meelelises maailmas purjetavad, et on sellised teadlased ja arutlejad ja filosoofid ja kuni transcendentalistideni välja, kes nagu arutlevad ja püüavad siis nagu välja sõeluda. Kuidas õnnelikum olla, mitte lihtsalt, eks ju, kui see jääb ainult nagu ühepoolseks, et me ainult arutame ratsionaalselt ja loogiliselt katse-eksitusmeetodi läbi. Üks on induktiivne, deduktiivne meetod, eks ju. Induktiivne on siis, vist oli üks alt ülesse, et sa vaatad nii, see on nii, siis sa arened pärast, ütled, et see on hoopis nii, et arened edasi, et seal on veel need momendid. Ja pühakirjades on ka siis Gyani, nagu Gyani jooga või mõistuse jooga. Üks on Vigyana, on see juba teadvustanud. Teadvustanud on see, et sa oled juba asunud spontaansesse armastusse. Selline hea südamega teenid kõike kõrgemat ja see ongi sinu ekstaas. Sa saad aru, et see ongi sinu point. Ja siis Vedades on ka näiteks Srimad Bhagavatami osa. Vedades ta nimetatakse nagu Rasa Shastra. See nagu, kui sa loed, siis sa loed lihtsalt erinevad suhted, Jumala kehastused, Jumala pühendunute kehastus, kuidas nad suhtlevad armastuslikult ja siis sa nagu satud vaimustusse ja sa proovid seda rakendada argipäevas, mis on päris raske, kui sul on head juhendad, hea suhtlus, siis sa nagu proovid seda etiketti, kultuuri, moraali nii kaua, kui tuleks tunne taha, tunne nagu Rasa Shastra. Üks asi on see, et mõista elu, sa pead, kuidas sul öelda, on see Sambandha Gyan sanskriti keeles, kus sul vaimne õpetaja, pühakirjad ja seal head eeskujud nagu õpetavad sulle, räägivad nagu selle mängureeglid ära nagu jalgpallis, et tahad nagu jalgpalli mängida, seda emotsiooni kogeda, siis see nagu jalgpallitreener räägib sulle, et näed, et see on nagu trenni meetod nii ja naa, et siis sa suudad seal platsil nagu midagi ära teha, siis ma vaatan, sinu omadus on sellised, et sa oled siin nagu kaitseliinis, et ma soovitan, et sa seal oled üldse väravaht või ründaja või oled üldse, et ma soovitan sulle, et sa saad selle vuti laksu kätte, et oled abitreener üldse. Ja siis, et elu nagu kaalukausil vaatadki, et kõik need teadmised, isegi transcendentaalsed teadmised, arusaam põhiloodusseadustest, eks ju, loodus on nii suur, et aga lõpuni nagu nii ei suuda keegi, aga seal nagu, kuidas funktsioneerib see peaks viima siis nagu sellesse armastuse tunde ja sellisesse ekstaatilisse emotsiooni. Et sa oled nagu nii õnnelik, nii rahul ja see emotsioon täidab su hinge, sa oled nagu in ecstasy. Kui me vaatame suuri pühendunud ja kõikidest nendest tundevarjundest. Ekstaas ei tähenda ainult, et sa naerad. Ekstaasi Vedades kirjeldus on see, et sa nutad ka, eks ju. Seal on see nagu see kurbuse moment ka, et need ei jäeta nagu neid emotsioonivärve välja, isegi transcendentaalses siis puhta hinge seisundis, kui ta suhtleb kõige kõrgemaga. Ja siis nii kaua, kui sa oled nagu selline, isegi sellel vaimsel teel, sul on justkui teadmised ja usk, et okei, et proovime niimoodi, et igat pidi on proovitud sinna selle kehalist kontseptsiooni ja mõistuse kontseptsiooni ja proovime nagu selle hinge kontseptsiooni ka. Ja siis on ikkagi meil see tendents, et sa nagu kaalud kogu aeg. Et sa kaalud, et millal ma näen Jumalat, et ma teen nii ja siis Jumal nagu teeb nii, nagu mehaaniline. Nagu materiaalses maailmas me oleme harjunud, eks ju. Kui sa midagi näed, ilusat roosi, siis sa nagu mõtled, et mis ma selle roosiga teen, eks ju. Selle asemel, et lihtsalt olla vaimustunud ja imetleda seda roosi, oi kui imeline roos. Et Jumal pidi avama ennast siis oma armulikkusest, oma vabast soovist, kui ta näeb, et meie ei taha taga businessit teha.
et me lihtsalt mõtleme, et okei, et kui ma Jumalat kunagi ei näe ja et ei olegi nii, et ühiskond, noh, eriti läbi interneti, keegi teegi mulle pai ja panegi like ja noh, võib-olla ma kukun läbi jälle, võib-olla ma ei saagi siin populaarseks ja võib-olla Jumal ei näita ennast, aga ma olen nii kindel, et see on nagu armastuse seadus ja see annab mulle sellist hingepalsamit, kui ma olen tingimusteta omakusu püüdmatuse armastuse nagu meeleolus. Et noh, see on minu loomulik seisund ja ma usaldan Jumalat ja noh, sealt väljaspoolt tuleb pai või piits või noh, mis seal ikka, et noh, las olla, et seda kontrollib kõige kõrgem, et ma usaldan teda. Siis oled nagu vaba mees. Ja siis on nagu tõenäosus suurem, et Jumala armulikkus ka avaldub siis iseenesest, et Jumalat pidi köitma selline tingimusteta businessi vaba armastus, nagu isiklikult.